See kavand seal, see ongi selleks samaks vabaduse mappi tehtud töö. Seda motiivi ma ei ole teinud. Ma ei ole kunagi keskendunud otseselt vabadusele, aga ta samas on täiesti nagu orgaaniliselt seotud. Kui ma praegu mõtlen oma näituse peale, mis ma praegu üleval on ja nende tööde peale, siis ma näen, et seal on ikka väga palju sarnasust just minu viimaste töödega. Ja isegi nende varasematega, et ma ei ole üllatunud, et mul selline motiiv on siia sündinud selles suhtes. See, mida ma valin, et maalida või joonistada või trükkida või lasta nagu maailmale välja, see on see, mis on mul läbi teadvustatud. Ehk et ma ei tee, kuigi joontes ja nii-öelda protsessis ma olen vaba või spontaanne, ma usaldan oma intuitsiooni ja ma lihtsalt teen, siis ma ei kontrolli, aga minu see algne nii-öelda suund, algne jõud, mida ma endas hoian, kui ma midagi hakkan tegema, see on teadlikult valitud. Et seda ma pean ka enda jaoks hästi oluliseks, et ma ei oma neid seisundeid, sest need salvestuvad minu meelest nagu piltides, mis seisund kunstnikul on, see salvestub, ehk ta mõjutab ka pärast vaatajat, ehk selle tõttu ma valin selle teadlikult. Et mul on see vabadus, mul on ka vastutus. Kui see kõik valmis saab, see mapp, kõik need erinevad tööd, et nii kriitikud kui kunstnikud saavad nagu arvata ja selles mõttes on huvitav just, et mida näeksid kriitikud, kellel on suur teadmiste pagas ja tohutu kogemus nagu erinevatest kujunditest, aga võib-olla ei ole nii vahetuid loomingulisi läbielamisi. Mul on ka juba tekkinud teatud niisugune taju, et mis sellest võiks sündida ja esimene mõte, mis mul on, kui ma seda vaatan, mis siit hakkab tulema, on ikkagi see mitmekesisus, et hästi ja suur ausus ka, et igaüks on lähtunud enda kogemusest selle vabaduse mõiste suhtes. Vormid on hästi erinevad, aga põhiline on minu meelest on see sisu. Sisu on ikka hästi aus inimestel. Ma vaatan, et see on see teema, mis kuidas vabadus ja tema ise kohtuvad. Et selles mõttes on väga okei.